tere, mina olen Kellu. Minule meeldib maitsta igasuguseid toredaid vahvaid asju ja mõelda siis, kas järgmine kord tasub osta või mitte. Ja täna on mul üks kama keefir. Sükene asi proovida. Kama on olnud hästi pikalt eestlaste üks süke rahvusmenüü osa ja hästi toitev selline nagu jahu, mida saab panna igasugu toodete sisse, on ju piima sisse, keefiri sisse. Ma ei tea, kas või pannkooki või kuhugi mujale, nii et ta on sükene nagu eestlaste jaoks hästi tänuväärne toitev kraam. Ja nüüd on ta pikalt olnud keefiri sees, ma arvan, et me kõik oleme jalutanud nendest kas või mööda, kui me ei ole ostnud ja paljud oleme ostnud ka. See on sükene hästi lihtne jook. Aga teeme lahti, proovime, vaatame, kas tasub osta või mitte ja paneme sellele hinde ka. Kõigepealt siis loksutame, jube hea on käes hoida niimoodi. Ja siis keerame lahti. Nii. Selline kamatükiline, kamalõhnaline. Kohe proovime. Süke hea vedel nagu keefir olema peab. Kui sa kodus kama teed, siis enne kui sa suhkrut sinna sisse paned, ta on süke nagu, ma ei saa öelda päris nagu jahune, aga teraline selline nagu ilma maitseta. Pigem jääb see keefiri maitse siin kõlama. Siin sees on ta magus. Ma tein vahepeal endale klaasi ka siia, ma tahtsin teile näidata, et kuidas see nagu välja näeb. Sükene nagu selles mõttes hästi mu kõrs on hästi äge siin sees. Hästi lihtne keefir ja ainult siis nagu see kama siin sees ja midagi nagu muud väga erilist ei ole peale suhkru ja muidugi siin kiidetakse, et siin on veel süksed nagu piimhappebakterid sees, mis aitavad hästi seedida. Need on süksed kus nad läksid? Ainuke probleem selle pakendi juures on see, et sul on hästi raske lugeda, mis siin peal on. Sa saad aru, mis asi see on, aga siis need nagu tootekirjeldused on nii pisikesed siin sees. Nii et Lactobacillus rhamnosus GG sellised tegelased on. D-vitamiini on siin sees, mis aitab tugevdada su immuunsüsteemi. Nii et aga muidu siin on piima, suhkrut, kamajahu, tärklist, natukene säilitusainet, et see püsiks. Mul on hästi kahju, et lõhna ja maitseained on sees, sest tegelikult kama kui selline on hästi hea niisama ka, nii et ma ei tea, kas nagu peaks väga palju lõhna ja maitseaineid sinna panema. Et juuretis, piimhappebakter, D-vitamiinid, see midagi nagu sellist väga nagu hullu ei ole, on ju. Ja sükene tüüpiline nagu jogurti või süke keefiri koostis, et süsivesikud on siin just rohkem sellepärast, et suhkrut on pandud, aga muidu täiesti okei. Ja ma vaatasin muid nagu neid jogurteid siin ka, leidsin näiteks, et mango maasika jogurt, sama hinnaga suht on ju, et maitseained ka, happesuse regulaatorid on sees, siis samamoodi kilokaloreid suhkruid, siis on, nendel on, see on ka Alma oma, eelmine oli ka või? Jah, Alma. Okei, sama firma tootja, sisu on suhteliselt sama, siis siin on Tere multipakk, kas toitumisalast teavet on ka, põhimõtteliselt sisu on jälle sama. Ja siis on jälle Alma joogijogurt on ju, et kaloraaž on jälle sama, suht sarnane vähemalt. Ja siis see on isegi toiduvärvi sees. Nii et süke lugu. Nii et suhteliselt okei keefir. Mind natuke tegelikult segab, et siin sees on suhkur. Et ma jooks nagu piimajooki või siis veidike nagu
ülemaitsestatud magusat keefiri, aga samas kõhul on ta hea ja ma kujutan ette, et seda saaks kasutada näiteks siis, kui sul on pikk päev olnud ja pole korralikult süüa saanud või sa nagu sinna pauside vahele, nagu oma tegemiste vahele seda sööd õhtul enne magama minekut, et piimhappebakteritel on selline omadus aidata sul seedida seda piimatoodet, nii et ta peaks idee poolest olema selline, mis kõhule sihukest mõnusalt rahustavalt mõjub. Aga kui sul on muidugi mingisugune muu kogemus sellega, siis sa võid sellest märku anda, lihtsalt minul on sihukene idee nagu sellest. Aga paneme hinde ka, vaatame, mis ta saab. Esimene asi, mis mina alati hindan, on selle asja tervislikkus. Ja kui me vaatasime siia, siis ei olnud nagu midagi väga drastilist, hullu siin sees. Peale selle, et on maitseained ja siuksed mingid asjad. Siis ma arvan, et võiks panna nagu tervislikkuse poolest siia mingi 7 punkti. Ja üleüldises tervislikkuse mõttes, et kas ta nagu organismile ka hea on, eks ju. Siis me ei saa teda võrrelda väga mitmekülgse toiduga, aga ta on nagu normaalne piimatoode. Ja no paneme mingisugune 6 punkti, sellepärast, et siin on nagu suhkur sees. Mulle nagu meeldi, et siin on suhkur sees. Et siuke värk. Siis järgmine on hind. Ja hinde me vaatasime, et ta nagu jogurtitega sarnane. Et siin nagu need enam-vähem sama suures koguses samasuguse hinnaga nad on, nii et paneme hinnaks 7. Siis maitse. No maitsega ma natuke nuriseksin, sest mina, kes ma olen keefiri jooja, ma olen harjunud mitte magusa keefiriga, mind see magusus natukene häirib, aga samas ma saan aru, et kes keefiri nagu väga hästi ei kannata, siis võib-olla see happukoore maitse jääb natuke peitu ja et ta tekitab siukse nagu magustoidulikuma tunde, nii et ma ei tea, ma paneks maitseks 6 ja siis lõppude lõpuks siis asja väärtust võiks hinnata, et tegemist on joogiga, mis üsna hästi loodetavasti aitab seedida, aitab kõhul rahuneda, samas kama aitab kõhtu täis hoida ja on mõistlik hind. Suhkurt siin on natuke. No paneme selle asja väärtuseks 7. Ja nüüd arvutame kokku, vaatame, mis välja tuleb. Mina sain 6,6 punkti, mis on selline tubli keskmine tulemus siuksele keefirile. Ja ma korraks jäin enne mõtlema, et võib-olla see suhkur siin on ka sisse pandud sellepärast, et aidata sellel kõhul kiiremini täis saada. Nii et kui tegemist on siukse oote joogiga, et võib-olla see suhkur siin aitab nagu veresuhkrut ka üles saada. Aga siuke värk, selline tore väikene keefir. Kamaga ma arvan, et väga tore ja huvitav, ma natukene laseks seda suhkrumaitset siit allapoole, et ta ei oleks nagu nii tuntavalt nagu esile tükkiv maitse. Aga uued toredad, kihvtid, vahvad, põnevad, igasugused lahedad maitsed peagi jälle siin, nii et tere tulemast tagasi ja näeme varsti.